Tere! Sooviksin oma tänase loengu pidada teemal vaba tahe. Ja ma alustaksin oma loengut küsimusega, mis on see, mis eristab olukorda, mil ma tõstan oma käe ülesse olukorrast, kus mu käsi sööstab ülesse. Muidugi, osa erinevust on nähtav selles, et esimeses olukorras ma tahan oma kätt tõsta ja oma tahte väljendusena ma tõstan käe ülesse. Teises olukorras võib näiteks keegi minu selja tagant mind müksata täpselt närvi pihta ja minu käsi sööstab ülesse, sõltumata minust ja minu tahtest. Raamat näiteks, mille ma üles tõstan ja alla kukutan, ei ole vaba oma liikumissuunda valima. Kas meie inimesed oleme enamal määral vabad kui see raamat? Kui ma teen akna lahti ja hüppan suure hooga välja, siis võin ma tahta väga ülespoole liikuda, aga häda, gravitatsioonijõud mõjutab mind liikuma allapoole. Ja kui tugevasti ma ka ei sooviks, see ei muuda mitte midagi minu liikumises. Vaba tahe on siis midagi niisugust, mis on nähtav inimestes ja olukordades, kus me kaldume ütlema, et see või teine on hea või halb. Oletagem näiteks, et ma kõnnin mööda Viru tänavat ja seal on keegi, kes tänava ääres raha küsib ja mööda minnes selja tagant keegi mind vaadates märkab, kuidas minu taskust kukub selle abivajaja ette 25 kroonine. Ja ta võib endamisi mõelda, see on üks tubli mees, ta aitab hädasolijaid. Aga tegelik tõde on hoopis banaalsem. Ma otsisin oma taskust taskurätti ja nii ootamatult, et see raha lihtsalt kukkus õigel hetkel õige inimese ette. See, et keegi kirjeldab olukorda kui moraalse või mittemoraalset olukorda, sõltub sellest, kas ta postuleerib selles olukorras vaba tahte olemasolu või lihtsalt niisuguse juhuse, nagu ma ütlesin, et ma otsisin taskurätti ja see raha sinna kukkus. Mis on siis vaba tahe ja mille poolest vaba tahe erineb tahtest? Tahe, see on soov, tung, püüd teha midagi või püüd midagi mitte teha. Näiteks, kui ma olen šokiseisundis täis hirmu, siis minu tegevus võib koosneda tervest reast soovidest ennast turvata, aga ma tegutsen automaatselt, šokiseisundis inimesed just niimoodi tegutsevad ja ma ei kontrolli oma tegevust täiel määral. Aga vaba tahe eeldab, et ma teadlikult suudan valikuid teadvustada, valida nende vahel ja otsustada ühe kasuks pigem kui teise kasuks. Inimene, kellel lihtsalt on soovid ja tungid, võib olla mitte vaba. Aga sellisel juhul me ei räägiks sellest inimesest kui vabast inimesest. Ja inimene, kelle soovid ja tungid teda juhivad, kusjuures need soovid ja tungid on ise tekitatud teatud protsesside poolt, olgu selleks siis füsioloogilised või neuroloogilised protsessid, see inimene ei erineks sugugi sellest raamatust, mida ma praegu käes hoian ja selle raamatu liikumise vallandub minu tahe, aga mitte selle raamatu tahe. Aga mida siis peab silmas näiteks kohtunik, kui ta kohtuotsust langetades ütleb, sa oled halb ja kuri mees, ma mõistan sind vangi 10 aastaks, sest sa oled teinud neid ja neid kuritegusid. Ma arvan, kohtunik, isegi kui ta ei ole teadlik oma arutluskäigu sügavamatest tagamaadest, ometi mõtleb selliselt. See mees oli vaba tegema seda, aga ta tegi seda. Sul oli vabadus teha head, aga sa tegid halba. Võiks küsida, mis siis on vaba tahe? Vaba tahe, saaks seda määratleda niimoodi, on võimalus valida alternatiivide vahel ja minu valikut ei mõjuta mitte keegi ja mitte miski peale minu enese. Loomulikult
me ei ela maailmas isoleeritult. Minu ihad, minu soovid, teised inimesed, minu haridus, kultuuriline taust, kõik nad just nagu 1000 häälse koorina on minu ümber ja sosistavad, tee seda, aga see jäta tegemata. Aga mina kui vaba isik valin üht või jätan teise valimata. Ja kui minu vabaduse määr on ka väga piiratud, siis vähemasti minu vabadus ilmutab ennast soovis midagi teha. Mõnikord minu vaba tahe, minu vaba tahte akt väljendub teos ja mõnikord see teos ei väljendu. Kui ma tõstan selle raamatu ühelt tooli käetoalt teisele, siis ma kõigepealt tegin seda selliselt, et ma soovisin seda raamatut tõsta ja teiseks ma tõssin. Aga oletagem, et keegi on minu käed kinni sidunud ja ma tahan seda raamatut tagasi tõsta. Ma olen oma tahtes vaba, aga asjaolud ei võimalda mul minu tahet realiseerida. Samamoodi saame öelda, et vaba tahe on midagi niisugust, mis mõnikord on eetiliselt pingestatud. Tulgem tagasi selle esimese näite juurde, kus ma tõssin oma raamatut vasakult käelt paremale käele. Ja oletagem, et ma teen seda samma. Ma tahan raamatut tõsta ühelt poolt teisele poole ja ma teen seda. Mis on selles tegevuses eetiliselt head või kurja? Mis on sellest tublit, kiiduväärset või laitmisväärset? Ei midagi. Aga oletagem, et ma olen pangas pankur ja et see käetugi siin on pangakassa ja siin kohal on minu isiklik portfell ja seda sama liigutust tehes, soovides tõsta ühte rahapakki ühest kohast teise, ma olen teinud teo, mis on eetiliselt väga pingestatud. Niisiis me märkame, et maailm sisaldab olendeid, kellel on vaba tahe ja teiseks, et mõnikord need vaba tahte aktid väljenduvad tegudes ja et mõnikord üks osa nendest tegudest, mida ma vaba tahte alusel teen, on kas moraalselt head või halvad. Ja kui nüüd küsida, mis on vaba tahe kui selline, mille alusel ma kõiki neid tegusid teen, eetiliselt relevantseid ja mitterelevantseid teguseid, siis ma olen kimbatuses ja ma ei tea, mida vastata, sest et igasugune määratlus, mis vaba tahte kohta käiks, mis ütleks, millest vaba tahe sõltub, millest ta koosneb või mida ta endast kujutab, oleks midagi, mis vaba tahet mõisteliselt haavab. Vaba tahe, nii raske kui teda määratleda ka ei oleks, on ometi nähtav arutlustes, millega me inimesi hindame nii juriidilistes arutlustes kui moraalsetes arutlustes.